Head kuulajad ja vaatajad. Mitmed viimasel ajal aset leidnud juhtumid tekitavad segadust ja sunnivad üha uuesti küsima, kui kaitstud või kaitsetud me siis tegelikult oleme. Kui asjakohased on meie ohuhinnangud ja kas julgeolekuolukorra parandamiseks ettevõetavad sammud on ikka adekvaatsed. Meile seletatakse, et augustis Tartumaal elumaja läheduses plahvatanud Ukraina lahingudroon ohutaset ei tõstnud. Vene Föderatsiooni territooriumil liikumas nähtud 7-liikmeline kergpatrull aga küll. Meie piiripoide omastamist vaatles PPA vaguralt põõsast, Vene hävitajate poolt väidetavalt toime pandud õhuruumi riive peale algatasime aga NATO lepingu artikkel 4 järgsed konsultatsioonid. Kevadel kinnitas peaminister autokraatselt, et Eesti on valmis saatma oma kaitseväe üksuse Ukrainasse. Kuid hiljuti ÜRO soojas saalis isejoonistatud lennukipilte esitlenud välisministri hääl värises. Tunnistagem, et hästi makstud riiklik kommunikatsioon ja igapäevane meediapesu meie teadlikkust fundamentaalselt parandanud ei ole. Pigem vastupidi, pilt läheb aina kirjumaks, segadus kasvab. Ja tõenäoliselt ongi see eesmärgiks, sest kui iseseisva järjehoidmise võime kaob, jääb üle vaid võimukandjaid ja eksperte usaldada. Paraku muutub seegi pealtnäha lihtne lahendus aina keerulisemaks. See lihtsal põhjusel, et ettevõetavad sammud ja neid saatvad narratiivid ei ärata vähimatki usaldust. Fakt on see, et deklareeritud plaanide kohaselt neelab kaitsesektor järgmise 10 aastaga rohkem kui 13 miljardit eurot. Isegi võimul olev Reformierakond tunnistab, et see paneb kaitsesektorile suure vastutuse. Vastutuse seonduvalt sellega, et iga maksumaksjatelt võetud euro toodaks maksimaalselt kaitsevõimet ja oleks tõhusalt kasutatud. Aga tegelikult ju ilmselgelt ei ole. Nagu olen oma kommentaarides korduvalt pikemalt lahanud, oli Riigikontrolli hinnang Kaitseministeeriumi valitsemisalas toimuvale hävitav. Riigikontroll ütles otse, et tohutus koguses raha pealevoolu reaalseks kaitsevõimeks pööramisega ei saada hakkama. Samal ajal mõtiskleb kaitseminister, et vabaduse hoidmiseks tuleb leida mõistlik tasakaal ühelt poolt maksimaalse julgeoleku tagamise, teiselt poolt maksumaksja võimaluste vahel. Ent samas manitseb ta, et vabadusel pole hinda. Muidugi mitte. Surra välja vaba rahvana on ühtaegu nii väärtus kui ka saavutus. Mõned saated tagasi käsitlesin hiljuti Kopenhaagenis toimunud Euroopa Liidu erakorralist tippkohtumist. Näitena Euroopa Liidu peataolekust ning deklareeritud ideaalide ja tegeliku käitumise lahknevusest. Sisuliselt kriisikohtumisele kogunenud valitsusjuhid arutasid Euroopa ühiskaitset ja selle ühe komponendina ka niinimetatud droonimüüri ehitamist liidu idapiirile. Paraku joosti aruteludes eurobürokraatlikult kinni. Mitte mingit reaalset kokkulepet ei saavutatud, tegevusplaanist rääkimata. Hiljem soovitas aga Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo droonimüüri kui sellist üldse mitte mainida, sest see väljend olevat eksitav, võltsturvatunnet loov. Mõeldud, tehtud. Euroopa Komisjon, vaaginud sootuks teistsuguste muredega Lääne- ja Lõuna-Euroopa riikide pretensioone ning kindrali sõjalist nõuannet, vahetas käiku. Tänaseks on droonimüüri plaan saanud uue nime, Euroopa droonikaitse algatus. Lihtne. Nagu kinnitas Euroliidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, ei ole seejuures tegu pelgalt kosmeetilise muudatusega. Koos nimega olevat muutunud ka plaani sisu, sest nüüd tahab komisjon droonimüüri laiendada kogu maailma jaole. Et algatus on segane ja toores autoritele endilegi, seda oli näha Euroopa kaitsevoliniku Andrius Kubiliuse avaldusest Brüsselis toimunud kaitsekonverentsil. Projekti tutvustades rääkis ta algatuseks endiselt vajadusest luua droonimüür, siis mainis uudset Euroopa droonikaitse algatust ja lõpetas kogu kontinenti kaitsma pidavat droonide vastase võrguga. See võib ju kõlada uhkelt, aga samas ei kaasne fookuse laienemisega Euroopa idatiivalt tervele kontinendile mingit täiendavat Euroopa Liidu poolset raha jagamist. Pigem räägitakse rahastusosas juba varem kokkulepitud SAFE-mehhanismi laenudest ja taasterahastu ümberpaigutamisest. Kuigi väidetavalt on Euroliit ühtsem kui kunagi varem ja idast ähvardav oht kuuldavasti suuremgi kui külma sõja ajal, jääb see algatus kardetavasti liikmesriikide endi vedada. Teisisõnu, iga liikmesriik otsustab ise, mida, millal, palju ja kui kiiresti ta teeb. Ehk raha droonitõrje tarvis tuleb leida igaühel endal. Loodetavasti suudab Kaitseministeerium millalgi oma segased rahaasjad ära klaarida, sest nagu näib, on töömeestel käised juba üles kähritud.
Igatahes lubas pikaaegse olümpiakomitee kogemusega Kaitseministeeriumi uus kaitsetööstuse innovatsiooni asekantsler Siim Sukles, et 3 Balti riigile peaks tulema ühesugune droonimüür. Ikka tummine müür, mitte mingi algatus. Nagu Sukles lubas, nende asjadega tegeletakse, töö käib. Aga inimestel tuleb aru saada, et see pole nagu sauna ehitamine. Et ei ole nii, et suvel lepime sauna ehitamises kokku ja kohe ehitamegi selle valmis. Vana spordimehe jutt on aga lühike ja sõnum selge. Väga suur droonihange on juba praegu väljas, tõsised rahad on liikvel, vahendajad ja ka vahendajad kõrgemasse valmidusse tõstetud. Korralik tempo on peal, mistõttu rahanumbreid eriti ei loeta. Vaadeldes Vene Föderatsiooni reaalset ründevõimet ja võrreldes seda Eesti praeguse õhukaitsega, on endine maaväe staabiülem ja õhutõrje spetsialist erukindral Urmas Roosimägi aga väga kriitiline. Ta tunnistab tavapäratu avameelsusega, et Eesti on täna sisuliselt kaitseta ja meil puudub nii keskmaa kui ka pikamaa õhutõrje. Ning olemasolevad lähikaitsesüsteemid katavad ainult piiratud maaväeüksusi. Isegi Ukraina suudab massiliste raketi- ja droonirünnakute puhul alla tulistada vaid murdosa, kuna Venemaa koormab rünnakul õhutõrjet üle mitme lainega, sealhulgas suure hulga petudroonidega. Lisaks, NATO juhtimisprotseduuride tõttu ei tee Eesti õhurünnaku alla jäädes iseseisvaid otsuseid. Meil puudub reaalne iseseisev reaktsioonivõime. Seda kinnitas alles hiljuti ka Kaitseväe juhataja oma vägagi informatiivsete väljaütlemistega, mis on saanud tegelikult kohatult vähe tähelepanu. Mul ei ole vist mõtet teie käest küsida, et kes selle otsuse langetab. Kui me räägime praegu konkreetselt turbemissiooni surmavöö kasutamist, siis see on NATO otsus. See ei olegi Eesti kaitsejuhataja ega ühegi Eesti poliitiku käes. Lisaks eelnevale märkis erukindral Roosimägi, et pikamaa õhutõrje rajamise puhul räägime mitmetesse miljarditesse ulatuvatest investeeringutest, mis käivad Eestile kaugelt üle jõu, nii rahaliselt kui ka logistiliselt. Teisisõnu pole Eestis ei raha ega inimesi, et sellist süsteemi täiemahuliselt üles ehitada ja seda ülal pidada. Seetõttu ei saavuta me Roosimägi hinnangul õhutõrjega mitte kunagi 100% ega ka selle lähedast kaitset. Erukindral nentis, et Eesti kaitsevõime on pigem illusioon kui reaalsus ja kui liitlasi ei oleks seis väga halb. Keerulistes olukordades ei tohi aga norutama jääda. Teadagi, tihti leiab abi positiivsest mõtlemisest. Me ei ole oma hädades ju üksi. Kaitsekulutused on probleemina esile tõstetud mitte ainult Eestis, vaid üle kogu Euroopa. Ekspertide arvates oleks abi diskursuse muutmisest. Kaitsekulutusi ei tohiks nimelt üldse pidada kulutusteks, vaid hoopis investeeringuks rahusse, tehnoloogia arengusse ja majandusse. Ja kaitsetööstus ei olevat pelgalt julgeolekualane reaktsioon, vaid strateegiline investeering Eesti tulevikku. Saate aru küll, just nagu ei maksa vinguda end vaeseks, ei tohi ka mõelda end nõrgaks. Ja ei ole nüüd vaja hakata kõrgesti õpetatud eksperdi ettepanekut naeruvääristama. Kuna teadupärast oleme kahanev ja väljasuremiskursil rahvas, vajame seda enam midagi, mis kestaks võimsana üle aegade ning põlistaks meie nime ja mälestusega siis, kui meid endid enam ei ole. Aga öelge siis mulle, miks ei võiks selleks millekski olla Eesti kaitsetööstus? Selgub, et meie tark ja vastutustundlik valitsus on oma ettenägelikkuses sellele juba mõelnud ja astunud esmased sammudki. Kuna liberaaldemokraatliku riigikorralduse tingimustes ei ole võimalik lapsi osta, kohutav mõeldagi, tuleb investeerida võimalikult lähedastesse alternatiividesse. Kui nii-öelda soojenduseks investeeris valitsus läbi riikliku fondivalitseja SmartCap 30 miljonit eurot NATO innovatsioonifondi, siis nüüd näib olevat kodumainigi sõjatööstus õige võimsa hoo sisse saanud. Suur raha liigub taas läbi SmartCapi ja investeeringuid tehakse 2 viisil. Otse ettevõtetesse ning läbi erinevate era- ja riskikapitalifondide. Riiklik tugi olevat möödapääsmatult vajalik, sest kapitali kaasamine erasektorist on kaitsetööstusettevõtete jaoks jätkuvalt keeruline. Sama keeruline nagu Rail Balticu rajajatele või tuulikuparkide püstitajatele. Ehk kui maksumaksja raha jõuliselt sisse ei pumbataks, ei oleks suurejoonelisel äril paraku elulootust. Nii-öelda suures kirjas öeldakse, et SmartCap toetab globaalse haardega Eesti fonde, rohetehnoloogia ettevõtteid ning kaitsevaldkonna fonde ja ettevõtteid. Pisemas kirjas leidub aga viide, et SmartCapi kaitsefond teeb otseinvesteeringuid fondidesse, mis investeerivad mitte ainult Eesti, vaid ka NATO liikmesriikide kaitsetööstusettevõtetesse.
Mitte selleks, et meie maksumaksjate raha 10 miljonites vasemale suunata, vaid ikka selleks, et tugevdada holistiliselt euroatlantilist kaitsetehnoloogia ökosüsteemi. Mõistate? Ehk siis eesmärgiks ei ole mitte lihtsalt edendada Eesti kaitsetööstust, vaid üleüldiselt aidata luua innovaatilisi kaitse- ja julgeolekualasid võimekusi, vastates sedasi kasvavale globaalsele nõudlusele. Mõistagi panustab fond Eesti majanduskasvu ja suurendab kaitsevaldkonna ettevõtete ligipääsu kohalikule kapitalile. Selleks tehakse investeeringuid teistesse fondidesse, mida juhivad kas uued või juba kogenud fondijuhid ning mis omakorda investeerivad ettevõtetesse, kes töötavad välja või toodavad sõjalise või kahese kasutusega tooteid ja tehnoloogiaid. Igati lihtne, selge ja kõigile üheselt arusaadav ülevaade rahalisest vereringest. Kas pole? Loomisel lubas kaitsefond investeerida kuni 4 juba tegutsevasse või, pange hästi tähele, peatselt loodavasse fondi. Kusjuures investeeringute vahemikuks määrati 5–20 miljonit eurot fondi kohta. Pole paha, pole sugugi paha. Ehk kui oma fondi veel ei olnud, siis tuli see lihtsalt luua, sest raha sisuliselt vedeles juba ukse ees. Vaja hakkajatel inimestel see vaid üles korjata. Ja ärme unusta, et kõige selle kõrval on Eesti ettevõtete jaoks endiselt kasutatavad tavapärased tööstusele suunatud laenud, käendused ja eksporditoetused. Kaitsefondi esimene 10 miljoni euro suurune investeering ehk ankruinvesteering tehti vastloodud fondi nimega Dark Star. Selgituseks olgu öeldud, et tegu on Star-ärimehe Ragnar Sassi ja Star-teadur Mart Noorma veetava kaitsetehnoloogia riskikapitali fondiga. Kuigi SmartCapi juhtiv Sille Pettai kinnitab, et vaadatakse väga täpselt, kuhu ja kuidas fond investeerib, on SmartCap Dark Staris tegelikult LP ehk Limited Partner. Investor, kes juhtimises ei osale. Kui eespool viitasin, et tutvustusinfo põhjal teeb SmartCapi kaitsefond otseinvesteeringuid fondidesse, mis investeerivad mitte ainult Eesti, vaid ka NATO liikmesriikide kaitsetööstusettevõtetesse, siis tegelikult on see pilt veelgi laiem. Pettai sõnul seisneb Darkstari idee selles, et tuua Ukrainas toimetavaid kaitsetööstusettevõtteid rohkem Eestisse tegutsema. Sest üks tõeline idufirma on ju selline, mis vahendab riiklikke vahendeid teistele idufirmadele. Ja parimal juhul sellistele, mis kavandavad mingite idutoodete väljatöötamist. Darkstari koduleht näeb seejuures välja nagu varateismelise esimene katsetus, kontaktiks vaid LinkedIni veebilink. Ragnar Sass selgitab, et kaitsesektoris ongi väga palju varjatud asju ja parimatel firmadel, keda tema teab, pole üldse kodulehti. No muidugi, kui riigiga suurejooneline rahahoovus paika timmitud, siis milleks pilti keerulisemaks ajada ja ise asjatuid küsimusi esile kutsuda. Teisisõnu, kui rahajogi juba voolab, pole vaja hakata omanikke ja tegelikke kasusaajaid avalikult esile tooma, isegi mitte kontaktisikuid. See vaid hägustab pilti, igati mõistetav. Eelneva foonil ei taha ma ka sugugi öelda, nagu kütaks riik suure maksurahaga lihtsalt ahju. Tõsi, 100 miljonit kaudselt kaitseotstarbelist lisaraha pargiti üllatava kiiruse ja nõtkusega kõrvalteele, aga vaevalt see raha siiski päris raisku läheb. Keegi saab sellest kindlasti ka mingisugust kasu. Näiteks töötab SmartCap teiste seas koos kaitseväega, kes ütleb, milliseid võimeid neil vaja läheks. Ning siis Pettai meeskond vaatab, kas oleks võimalik midagi teha juba olemasolevate Eesti firmadega või peaks sääraseid ettevõtteid Eestisse meelitama. Positiivsena toob Pettai seejuures ära, et riik ei ole neile pannud ajasurvet kogu summa kiireks investeerimiseks. Võtke rahulikult, vaadake ise. Kui raha otsa saab, lihtsalt öelge. Ju siis kanname juurde. Selleks, et kaitsejõudude peastab fondihaldurite, iduvisionäride ja peenemate riskiinvestoritega suheldes häbisse jääks, kiitis valitsus hiljuti heaks Kaitseministeeriumi esitatud eelnõu Kaitseväe põhimääruse muutmiseks. Sellega luuakse Kaitseväe koosseisu täiesti uus struktuuriüksus, tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus. Struktuuriüksuse ülem major Ivo Peets selgitas, et väejuhatusele seatud ülesandeid on Kaitseväes täidetud ka varem, kuid need sobisid hästi stabiilsesse julgeolekukeskkonda. Nüüd mõistetakse, et 4. sõjaaastal on tagumine aeg jalad kõhu alt kätte saada ja uus väejuhatus ongi loodud selleks, et tagada vajalike muutuste rakendamine. Aga mitte tormakalt, vaid läbimõeldult ja koostöös. Iseenesest ei ole Eesti algatuses midagi ennekuulmatut. Ka ameeriklastel oli üle 50 aasta sarnane struktuur, mida tähistati akronüümiga TRADOC, United States Army Training and Doctrine Command, ent president Trump lasi selle oktoobri alguses kinni panna. Ei teagi täpselt miks.
Aga võib-olla selleks, et tohutut rahapõletamist koomale tõmmata, sest kuuldavasti oli Tradoc visandanud 2026. aastaks koguni $200 miljardi ulatuva eelarvetaotluse. Muidugi tähenda see, et USA-s edaspidigi teadus- ja arendustegevusele kõrgendatud tähelepanu ei pöörataks. Püüdes ennustada 2008. aasta finantskriisi tagajärgi, mõtiskles toona Euroopa Komisjoni asepresidendi täit ametiraskust kandnud Siim Kallas, et tõenäoliselt jagatakse ümber väga suured ressursid. Üks aga oli tema sõnul juba toona kindel. Raha ei ole maailmast mitte otsa saanud. Kahtlemata on see tõsi tänaselgi päeval. Oleme ju praegugi tunnistajateks massiivsetele rahakantimistele. Küll kõike tapva pandeemia, küll planeeti põletava kliimamuutuse, küll ähvardava sõjaohu kattevarjus. Kurvaks teeb vaid meie tänase intellektuaalse eliidi moraalne pale ja selgroog. Ei ole nii, et miljon on puudu. Ja ei ole nii, et rõõmu on kultuuriasutustes aina vähem. On miljardeid ja on joovastust. Tuleb vaid oma õige fond üles leida. Tabada piiti, nagu noored ütlevad. Nali naljaks, aga tegelikult on olukord traagiline, sest suurejooneliste ja patriootlike loosungite kattevarjus pannakse toime massiivset omastamist. Ette nähtavalt ei saa kümnete või sadade miljonite või koguni miljardite eurode maksumaksjate raha vasakule skeemitamisel olema Eesti rahva jaoks mingeid märkimist väärivaid positiivseid tulemusi. Nagu ikka, väike seltskond rikastub rahva vaesumise arvelt. Ent kui suured rahad on läinud ja pilt hakkab selginema, siis loomulikult ei kavatse keegi millegi eest vastutada. Vastupidi, ju sisendatakse meile siis, nagu tavaliselt, et süüdlaste otsimise asemel on mõistlik vaadata tulevikku. Ning et need, kes esitavad kriitilisi küsimusi, lammutavad usaldust oma riigi vastu ja täidavad sedasi ilmselgelt Kremli tellimust. Just midagi sellist nägime sel nädalal toimumas Saksamaal, kus AfD parlamendiliikmeid süüdistatakse Venemaa heaks luuramises. Lihtsalt sellepärast, et nad on esitanud liidumaa parlamendis hulga küsimusi tundlikel teemadel. Mitte ühtegi tõendit Venemaa kasuks luuramise kohta küll ei ole, aga millele muule saavad opositsioonisaadikute poolt valgust kartvatele probleemidele suunatud küsimused viidata, eks ole? Saab näha, millal Eestis järg nii kaugele jõuab. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni.